Tervist kõigile! Kutsun teid jälgima filosoofilist väitlust. Ja väitluse teeb filosoofiliseks väitluse teema. Teema on täna kunst peab olema eetiline. Jaataja rollis on Heldi, eetaja rollis Aurora ja väitlus toimub 3 voorus. Väitlejad võivad võtta ristküsitlust ja time-out'i. Filosoofiline väitlus toimub siis 1-1 väitlusena, mis peaks laskma väitlejate isikliku mõtte ja argumendid maksimaalselt särada laskma. Kui tahate väitlust jälgida kohtuniku rollis, siis võtke appi väitlus hindamise kriteeriumid ja hakkame pihta, et mina istun maha ja naudime koos väitlust. Tere austatud žürii ja vaatajad! Mina olen Heldi ja minu väide on siis see, et kunst peab olema eetiline. Esmalt defineerin kesksed mõisted ära ja siis lähen oma väidete juurde. Esimene ja tõenäoliselt kõige olulisem väide või definitsioon selles väitluses on kunst, mis on siis taotluslikult loodud objekt või kogemus, mis kannab mõnele kunstivormile omaseid tunnuseid või on just loodud selle kunstivormi omadusi silmas pidades. Sellel on siis 2 poolt, et kunst on miski, mis on tehtud kunsti eesmärgil, aga samas võib öelda ka, et see on miski, mis on kogetud kunstina. Teiseks keskseks mõisteks on meil eetilisus, mis on siis miski, mis on ühiskondlikele normidele vastav ja inimestele ning teistele elusolenditele võimalikult vähe kahjustav ja selline tegutsemisviis, mis kahjustab siis võimalikult väheseid olendeid. Lisaks tuleks välja tuua ka esteetika mõiste, mis siis hõlmab kõike sellesse valdkonda puutuvat ja see on selline ükskõik millisest kunstist saadud kogemus ja just vaimne nauding. Minu väited oma argumendi poolt on siis sellised, et kunst ei erine teistest valdkondadest, kui näiteks tööstus või majandus peavad olema eetilised, siis miks ei peaks kunst olema eetiline? Jah, võib öelda, et igal valdkonnal on erinev eesmärk, näiteks majandusel majanduslik kasu või tööstusel tööstuslik edu, maht, siis kui kunsti eesmärgiks on esteetiline nauding, siis see on lihtsalt üks eesmärk teiste seas ja seega ka kunst peab olema eetiline. Teiseks on siis kuritegevuse argument, mis on selline, et lubades ebaeetilist kunsti, lubame me ka kuritegevuse. Et näiteks keegi võib mõrvata teise inimese ja öelda, et aga see pakub esteetilist naudingut, see on kunst ja seega see on okei. Tegelikult nii see pole, see on ikkagi kuritegu, mis on ebaeetiline ja toob kahju. Või näiteks, kas Hitler võiks oma tegusid põhjendada sellega, et ta tegutses kunsti eesmärgil ja siis me peaks ütlema, et kõik, mis ta tegi, on okei, see on tolereeritav, kuigi tegelikult see oli väga laastav ja ebaeetiline. Aga kolmandaks minu argumendiks või ka tegelikult väidete täpsustuseks on vahendaja argument, mis seisneb selles, et kunst on ebaeetilisuse parandaja ja mitte tootja, ehk siis kunst võib näidata ebaeetilisi tegusid, kui selle eesmärgiks on liikuda eetilisema, parema maailma poole. Näiteks võib kunstis näidata ebaseaduslike abortide valusat protsessi, see ei ole kindlasti ilus, aga samas see on vajalik, see teeb maailma paremaks, aga kunstnik ei tohi siis kunsti luues ise teha mingeid ebaeetilisi tegusid, mis siis toob kellelegi kahju. Ta võib neid lihtsalt vahendada. Ehk siis kunst ei pea olema ilus selliste traditsiooniliste standardite järgi. See võib olla ka kole, see võib olla õõvastav, aga selle käigus ei tohi teha ebaeetilisi tegusid. Sellega lõpetan siis oma kõnevooru. Aitäh!
tere ka minu poolt, mina olen Aurora ning mina kaitsen positsiooni, mis ütleb, et kunst ei pea olema eetiline, ehk siis vaidlen Heldile vastu. Esmalt täpsustaksin ma paari definitsiooni, nimelt esteetiline, mis siis on tõesti esteetikasse puutuv, nagu Heldi juba mainis, ent sellegipoolest tahaksin sellele lisada, et esteetilisus ei tähenda seda, kas kunst, millest me esteetilise elamuse saame, on ebaeetiline või mitte, sellepärast, et esteetilist naudingut võib saada nii eetilisest kui ka ebaeetilisest kunstist. Sellest lähtuvalt jõuan ka oma esimese ning alust rajava argumendini, milleks on definitsiooni argument. Selleks, et üleüldse rääkida sellest, milline on eetiline kunst, peaksime täpselt aru saama, mida tähendab eetilisus. Ent seda teame me isegi väljaspool kunsti konteksti võrdlemisi häguselt. Ning just kunstist rääkides ei täpsusta eetilisus seda, kas eetiline peab olema A. kunstiteose sisu, see tähendab see, mida mingil teosel kujutatakse, olgu tegemist siis kujutava kunsti või näiteks näitekunstiga. B. variant, kas eetiline peab olema see, kuidas see teos loodi, ehk siis milliseid meetodeid ja vahendeid selle teose loomiseks kasutati ning kas just need olid eetilised või mitte. C. tekib küsimus, kas eetilisuse määrab see, milline on kunstnik, kes selle töö lõi, või siis variant D, kas eetilisuse määrab see, milliseid tundeid ja assotsiatsioone tekitab kunst inimestes, ehk siis tegemist on ka maitseotsustuse küsimusega. Minu teine argument on huvituse argument, mis tugineb huvituse teooriale. Antud kontekstis tähendab huvitus mitte apaatsust või huvi puudumist, vaid pigem sellise huvi puudust, mis välistab kunsti enda huvides kuidagi ärakasutamise. Ehk siis see tähendab, et me ei vaata ega tarbi kunsti mingi edasise otstarbe pärast ega püüa seda kasutada või manipuleerida. Niisiis tähendab see, et kunsti kogemist ei valitse mingi muu eesmärk, kuivõrd ainult kogemine ise ja meie huvi keskendubki seega üksnes kunstiobjektile. See tähendab, et me ei võta kunstiteost mingi märgi või vihjena. Ning sellest tulenevalt polegi isegi oluline, kas kunst on eetiline või mitte, sest meil puudub huvi seda enda kasuks ära kasutada ja me ei võta seda märgi või vihjena, siis pole see antud kontekstis relevantne. Minu kolmas argument on esteetilise hoiaku argument, mis tugineb samuti huvitusele. Nimelt esteetiline hoiak on teatud viis objektide kogemiseks ja see on justkui omamoodi meelestatus, mille alusel me kunsti hindame. Ning esteetilise hoiaku teooria järgi on objekti nautimise taotlus selle hoiaku üheks tarvilikuks tingimuseks. Kuid erinevad inimesed tunnevad erinevatest asjadest erinevat viisi naudingut. Seega keegi võib vabalt saada esteetilise naudingu ka kellegi teise jaoks täiesti ebaeetilisest. Seega haakub see ka vastuväitega, mida esitaksin ka Heldi relativismi argumendile, nimelt see, et kunst on liialt subjektiivne, relativistlik ja sõltuv, mistõttu ei saa me üheselt määratleda esiteks ei seda, mis on kunstiteos, kui ka teiseks seda, mis on eetiline või esteetiline kunstiteos. Ning neljanda argumendina toon ma neist tõukuvalt välja ka kunstniku argumendi, mis tähendab siis seda, et kunsti ja kunstiteost ja selle loojat tuleb hinnata üksteisest lahus, mis jällegi toob meid tagasi eetilisuse definitsiooni alla erinevates kontekstides. Nimelt see, et geniaalne teos võib olla näiteks väga amoraalse kunstniku poolt loodud, et see ei tähenda, et me seda teost ennast peaksime kuidagi vähem hindama, mistõttu ei mängi eetilisus taas rolli selles, kuidas me kunsti hindame. Sellega minu argumendid lõppenud, aitäh! Soovin võtta ristküsitluse. Ma küsiks ühe täpsustava küsimuse selle huvituse argumendi kohta, et miks pole kunsti kogemise ajal eetilisus oluline? See on sellepärast, et me ei näe mingit eesmärki, miks meil on vaja seda kunsti kogeda, selles mõttes, et me oleme nagu nulltolerantsiga selle osas ja selles kontekstis see ei olegi oluline, kas see on eetiline või mitte, sest see selles mõttes ei mängi meie jaoks rolli, kuna meil puudub niigi mingi huvi seda kasutada. Selge, aitäh. Ja küsiks time-out'i ka.
nii alustan siis oma järgmist kõnevooru. Esmalt tuleks veel korra nende mõistete juurde, et tõesti jah, nauding, antud kontekstis siis esteetiline nauding, saab olla ebaeetiline, aga see ei tähenda seda, et see ebaeetilisuse aspekt peaks seal olema lubatud, et see, et miski on võimalik, ei tähenda, et see peaks olema otseselt sellest tulenevalt siis ka lubatud. Siis tulen Aurora definitsiooni argumendi juurde, et jah, et igas eetikaga seotud valdkonnas tekib see küsimus, et kuidas me eetikat defineerime, mis täpselt on eetiline ja mis ei ole, ja kunst ei erine nendest, et igal pool on see küsimus ja seda lahendavad siis näiteks eetikakoodeksid, et kui meditsiinis on väga keeruline öelda, mis on eetiline, mis ei ole, siis kunstis on see jah, samamoodi, aga see ei tähenda, et me ei peaks püüdlema selle eetikanõude poole või seda siis kehtestama. Järgmiseks võtan siis vaatluse alla selle kunsti suhtes huvituse argumendi, et isegi kui me ei plaani seda kunstist saadud esteetilist naudingut kuidagi edaspidi kasutada või me arvame, et sellel ei ole mingit edasist eesmärki, siis see ikkagi mõjutab meie mõttemaailma, seda, millised me oleme, seda, kuidas me ennast ümbritsevasse maailma suhtume, et kuigi meil ei tundu seal olevat mingit otsest sidet, siis ikkagi see mõjutab meid ja see mõjutab meie käitumist ja siis edasi laiemalt juba ka mingil määral ühiskonda. Siis tulles selle esteetilise hoiaku argumendi juurde, et kunsti eesmärgiks on nauding, siis naudingut me saame ka teistel viisidel, teistest valdkondadest, näiteks siis maitsemeelte nauding või seksuaalne nauding, kus on ju eetilisuse nõue olemas omal kohal ja seda tuleb järgida, mida siis määravad ka näiteks seadused, ehk siis ma arvan, et see kehtib ka kunstis ja esteetiline nauding ei erine teisteks. Ja viimaseks kiirelt tulen selle kunstniku argumendi juurde, et ka kunstnik peab olema eetiline inimene, sest et ta on publikuga suhtlev amet nii-öelda ja teda nähakse kui eeskuju ja seega ta peab käituma ühiskonna kaitsmiseks eetiliselt, nagu näiteks ka poliitikud või õpetajad, keda inimesed kuulavad ja kelle tegusid jälgitakse ja millest võidakse siis õppust võtta. Aitäh! Sooviksin palun ristküsitlust. Küsimus selle nii-öelda eetilisuse määratlemise kohta erinevates distsipliinides. Et kui meil näiteks meditsiinis ja teadustes on olemas erinevad eetikakoodeksid ja hea tava, siis vastav asi ju tegelikult kunstis puudub ning kas see mitte ei pärsiks siis ka kunsti sellist loominguvabadust ja üldse võimalust? Selline, ütleme siis eetikakoodeks kunstis puudub, aga see on loodav ja ma ei näe, et see pärsiks kuidagi loovust või et see pärsiks seda mingil olulisel määral, kuna ka selle eetika piires on kunsti loomulikult võimalik teha ja väga laialt ja samamoodi võime öelda, et võib-olla mingite inimeste suhtes saaks ka näiteks meditsiinis kasu, kui me teeks midagi kellegi teise suhtes ebaeetilist või kasu tähendab seda, et inimene saab elada nauditavat elu, mis on ka nauding. Et ma arvan, et see ei pärsi kuidagi või et isegi kui pärsib, siis see on argumenteeritav. Selge. Ja nüüd esitan enda vastuväited Heldile. Esimene vastuväide puudutab Heldi relativismi argumenti, mis väidab siis, et kunst ei erine teistest valdkondadest. Mina tahaks väita, et kunst erineb teistest valdkondadest ning see ei saa olla samasuguste eetilisuse kriteeriumitega hinnatav, sest esiteks, nagu juba korduvalt mainitud, inimesed defineerivad eetilisust just tulenevalt enda kultuuri kontekstist ning konkreetsest distsipliinist lähtudes väga erinevalt ning täpselt sama teevad nad ka kunsti enda defineerimisel ja hindamisel, mis teeb selle kõik samuti väga subjektiivseks ja individuaalseks,
ning seega just eriti ka kunst pole võrreldav teiste valdkondadega, mille Heldi välja tõi, näiteks tööstuse või majandusega, sest kunsti puhul on lihtsalt palju rohkem subjektiivsust. Ning selle tõttu ongi kunsti eetilisus mitmel tasandil mitmekordselt mitmesti mõistetav ning erineb teistest mainitud valdkondadest, mille puhul see mitmesti mõistetavus kas puudub või on palju väiksem. Teine vastuväide oleks kriminaalsuse argumendile, mis väitis, et lubades eestilist kunsti, ebaeetilist kunsti, lubame ka kuritegevuse. Väidan, et ebaeetiline kunst ei too endaga tingimata kaasa kuritegevust ning kunsti egiidi all ei saa kõiki tegusid õigustada neid kunstiks nimetades. Siin tuleb kindlasti ka mängu taotluslikkuse aspekt, ehk siis kui mingi kunstiteos on loodud taotluslikult olemaks kunst, siis ei saa teha nii, et alguses teed kuritegevust ja pärast tituleerid selle kunstiks. Kõik algab taotluslikkusest. Ehk siis kunstisilti ei saa otsaette kleepida kuritegevusele, mis pole algselt kunsti eesmärgil tehtud. Ning kolmas vastuväide oleks argumendile, mis puudutas kunsti kui vahendaja rolli. Väidan, et kunst ei pea olema eetiline, sest näiteks ühiskonna valukohtadele viitavad kunstiteosed ei pea ega saagi oma sisult eetilised olla, kui need kujutavad näiteks sõjakoledusi, vägivalda, loomade ja teiste elusolendite kahjustamist. Kui kunst on välise maailma ja ühiskonnakorralduse peegel, siis pole mitte kunst ebaeetiline, vaid see maailm, mida ta representeerib, on ebaeetiline. Selles mõttes on kunst tõesti vahendaja, kuid samal ajal ikkagi ka tootja, sest kunst representeerib ja taas loob end ümbritsevat maailma ning seetõttu ei saa seda võtta pelga vahendajana, sest see ka marginaliseeriks kunsti enda essentsi ja funktsiooni. Seega on küsimus selles, kas ebaeetilisus, mida kunst toodab, on välismaailma ebaeetilisuse representatsioon või midagi enamat, mille puhul ma tahaks väita, et tegemist on millegi enama kui pelgalt vahendajaga. Jah, aitäh. Alustan siis väitluse kolmandat vooru ehk kokkuvõtet vooru. Väitlesime siis väite üle, et kunst peab olema eetiline, kus ma esindan siis jaatavat poolt, ehk ütlen, et jah, tõesti, kunst peab olema eetiline. Alguses defineerisin mõisted kunst, eetiline ja esteetiline, millega minu vastaspool Aurora oli siis enamjaolt nõus ja ka täiendas neid. Minu argumendid olid siis relativismi argument, ehk kunst ei erine teistest valdkondadest, kui peavad teised valdkonnad olema eetilised, siis peab ka kunst olema eetiline. Siis kuritegevuse argument, et lubades ebaeetilist kunsti, lubame me kuritegevuse, sest kuritegevust saab siis nimetada kunstiks ja siis oleks see lubatud. Ja kolmandaks siis vahendaja argument, et kunst võib küll näidata ebaeetilisi asju, aga ta ei tohi neid juurde toota, sest et nende ebaeetiliste asjade näitamine võib tegelikult siis ühiskonna valupunktidele tuua tähelepanu ja aidata nii-öelda maailma paremaks muuta. Aurora vastuargumentidest oli siis näiteks see minu esimesele ehk relativismi argumendile, et kunsti defineerimine oleneb väga palju kultuurist, aga ma ütleks, et samamoodi erinevad ka teised valdkonnad, kuid ma olen nõus, et kunsti puhul on see võib-olla keerulisem ja et näiteks, et ikkagi kuritegevust võib ka teha öeldes kohe, et see on kunst, kui siis kunstnik ehk kuritegija arvab, et kuritegevus ongi kunst. Ja sellega ma omalt poolt lõpetaksin.
esitan kokkuvõtte enda argumentidest, millega siis vaidlesin vastu seisukohale, et kunst peab olema eetiline. Samamoodi nõustun Heldi definitsioonidega, mida ma põgusalt täiendasid, ent mis üldjoontes on ikkagi üheselt mõistetavad. Mina ise tuginesin siis 4 argumendile, millest esimene oli definitsiooni argument, mille raames ma väitsin, et nii kunsti, eetilisuse kui ka esteetilisuse defineerimine on väga varieeruvad, mistõttu on üldse selles kontekstis neid väga keeruline käsitleda. Minu teine argument oli huvituse argument, mis tähendab seda, et kui me kunsti tarbime, siis pole meie eesmärgiks seda enda huvides kuidagi ära kasutada, sellest õppust või eeskuju võtta, mistõttu pole oluline, kas kunst on seejuures eetiline või mitte, sest et see kogemus keskendub üksnes objektina ning ei võta teda mingi märgi või vihjena. Kolmanda argumendina tõin välja esteetilise hoiaku argumendi, mis haakub osalt ka huvituse argumendiga, ning ma väitsin, et objekti nautimise taotlus on esteetilise hoiaku üheks tarvilikuks tingimuseks, ent kuna inimesed tunnevad naudingut ning esteetilist naudingut erinevatest asjadest, ei pea need asjad ka tingimata eetilised olema. 4. argumendina tõin välja kunstniku argumendi, mis väidab seda, et me peaksime hindama kunsti ja kunstnikut omavahel lahus olevatena. Kokkuvõttes olen ma Heldi argumentidega mõningal määral nõus, ent siiski arvan, et kõige fundamentaalsem probleem antud teema juures on mõistete defineerimine, mis kunsti puhul on tunduvalt keerulisem kui näiteks tööstuses, majanduses, meditsiinis või teaduses, mistõttu pole võimalik kunstis kujundada nii-öelda hea kunsti mingit moraalset koodeksit või tava. Ehk siis, kui definitsioonid oleks lihtsamad ja konkreetsemad, siis oleks see võimalik, ent ma siiski ei leia, et see pädeks. Aitäh! Loodan, et nautisite debatti nagu mina ja tekkis huvi ka ise järgi proovida. Et väitluse juhendmaterjalid leiab Teaduskooli ja Filosoofia olümpiaadi kodulehelt ja loodan, et kui olete gümnasistid, siis osalete olümpiaadil, kus saate ise järgi proovida filosoofilist väitlust. Aitäh!